meil tuli paigaldusse üks Land Cruiser 120 multimeedia ja helivahetus, kuid tahtsin näidata, mida on korraldatud siin. Täitsa ulmena. Et see tuleb kõik taastada, et kui ikka inimesed ei tea, mida teevad. Aga mitte see on kõige suurem mure. Suurim mure on see, et inimeste poolt, kes ei tea, kuidas tehakse mürasummutust ja selline materjal uste sisse kleebitud, see imab niiskust, jääb pikaks ajaks märjaks ja auto mädaneb kordades kiiremini. No, niimoodi ei tehta. See tuleb kõik välja võtta ja see on siis kõik siit esiukse seest. Selliste väikeste tükkide kaupa tuleb võtta siit. Ja siin on siis uks, kus on juba välja võetud. Selline jama. No kui ikka ei tea, ärge tehke. Teete olukorra ainult halvemaks. Ja siin on siis näha, et milline see materjal selle ukse sees on. Ta on ära jäetunud. Ja kujutage ette, kui kaua see uks seal vastu peab. Nii, sisemine kiht on meil nüüd eemaldatud ja läks siis siseplekile siuke kiht peale, tekitab kasti efekti, vähem müra ja tekitab ka kõlarile spetsiaalse kõlakoja ehk kast. See on siis nüüd polstri peal esimene kiht ehk siis pigimait, mis teeb siis polstri raskemaks ja jäigemaks, kaovad ära igasugused polstri plärinad muusika mängides ja heli on hoopis teistsugune. Ja see on siis nüüd viimane kiht ehk siis selline kõrgsagedus müra summutav spetsiaalne porralan. Ja kokku need 4 kihti annavad siis tõesti väga hea tulemuse. Ja sai juhtmed ära taastatud, et tuli natukene vaeva näha, aga õnneks ei tehtud, et heli mängib. Õnneks on võimendi korras. Multimeedia on osaliselt paigas, natukene veel teha. Lisaks siis esiuksed, siis esikõlarid. Ees on meil komponendid 3 riba ja üritame siis alati kõlarid paigaldada nii, et kui võimalik juhtmeid mitte lõigata, originaalpistikud ära kasutada. Ees siis keskriba, kõrgsageduskõlar ja ovaalne miitpass. Tagumised uksed on juba koos. Seal on meil koaksiaalkõlarid. Nii, ja nüüd on auto siis lõpuks meil valmis. Selline ta siis välja näeb. Toimivad roolinupud. Sai siis lisatud tagurduskaamera. HD pildiga, ja selge pilt. Nii, toimub CarPlay, toimivad internetiraadiod, kui keegi tahab kuulata just korraliku helikvaliteediga raadiot. Samamoodi siis veis. Lisaks on siis multimeedial YouTube'i vaatamisvõimalus, iGo navigatsioon, Bluetooth autosettingud, oma sisse ehitatud raadio, nii et põhimõtteliselt kõik lisad, mida tänapäeva autos vaja võiks olla. Nii et sai üks auto parema heli, palju väiksemaks ja korraliku multimeedia.